on. Väga äge. Ma saan aru, et see on juba käinud mingist... karjäärist läbi. Jah. Vaata, kas sinusest jõuab. Vaata, ma sama järgi lükkab. No kuhu sa lähed? Räägid või? Milisse ei lähe. Ei taha rääkida või? Oota, ma sõidan. Aatekad ka on olnud. Kustuti? Kustuti on väga hea. Kustuti on kinni. See rändab ringi, seal ei rända. Rändab ringi. Ühesõnaga. Pan kinni. Tõmmata sellega kinni mingisuguse asjaga, jah? Sõida sealt läbi sinna kollasringi juurde, sidugu see kinni. Ma ei saa asjadega hakkama, mis rändab ringi, eriti niisuguste raskete asjadega. Kas sa vaata, saad sa nagu leivada, ma tõmmata siin kinni ruut? Kohad on huvitavamad, kes just tulid huvitavamaid kohti otsima, siis teate, et seal on kindlasti huvitav. Aga päev läbi kinni istuda on ikka huvitavam, kui päev läbi kõva kattega teel sõi. Talvekuud on vaja ära teha, jah. See on järgmiseks aastaks hea plaan. Aitäh sulle. Eri sellest rääkisid, kui nad autodega siia tulevad, sinna jäävad autodega. Me jõuame kohe siia. Läbi. Ja nüüd võistlema kohe. Sina oled neid motospordialasid nii palju teinud, et ma ei tea, kuhu siit edasi? Dakari. No selge, kuule, aga... Dakaril näeme või? Tegelikult, ma ei tea, ma seda ei tea, aga edu rajal näeme, siis tegelikult... Sul on vints, jaa, helista, kirjuta. Teised võistlejad juba lähevad, lähme ka siis. Ära rõhu, äkki saame veel sellega sõita siis. Ja äkki läheb kolmandate kätte ka veel. Nii et lähme, edu. Davai. No nii me alustasime oma elu esimese offroad orienteerumisega. Hästi lihtne. Sul tuleb 12 tunni jooksul siis püüda võimalikult palju punkte. On 2 punkti punktid, ehk siis on fotopunktid, mille eest saad 2 punkti ja tavaline läbisõiduga, mis kepsu järgi siis tunneb su ära, on siis 1 punkt. Ja ma ei teagi, palju neid katseid erinevaid on, aga kokku oli vist mingisugune 188 punkti. Ja ütleme nii, et päris keeruline on filmida, sõita, mõelda, kus need punktid on. Tahaks nagu mingit ägedat sisu ja näidata teile, kui äge see tegelikult kõik välja paistab, aga jube keeruline on. Praegu ka me oleme päris palju juba, võib öelda, et isegi pool on meil juba vist tehtud. Kõige parem meie klassis, küll seiklejate klassis, eraldi kiirust kiirust selles mõttes ei mõõdeta, et me peaks aja peale sõitma. Et meil on lihtsalt kulgege, have fun, püüdke kõik punktid üles otsida. Aga iga kord, kui sa punktile lähemale jõuad ja ta ära nii-öelda fikseerib, siis sa seal korraks kohta näed. Et tead, see spordivaim lööb ikka sisse, korraks ikka tahaks teada, et mitmes oled ja... Väga hea. Tervita Karelit! Ei, ma need esimestele seal. Me saime punkti kätte, seal on meie armas sõber Karel Piiroja ja seal on terve hunnik autosid ja tundub, et nad on jäänud siia kinni. Aga ma lähen kohe eest ära, sest et Raiko tahab mööda saada.
annab tunda, et tahaks minna sinna sportklassi, et seal on nagu, hakkab see võistlus nagu võistluse moodi välja nägema, et punkte siin niisama püüda on ka tore ja tuttavaid näha. Karel Piiroja sattus meile siin vahepeal metsa vahel vastu ja Toomas Triisat saime siin välja aidata, kes tund aega seal metsas kinni istus ja Raiko Ausmees on siin vahepeal mitu korda meile vastu sõitnud, et selles mõttes see melu on ikka jube äge. Vintsida me ei saa, sest meil ei ole vintsigi, et seikluse klassis ongi siis 2 erinevat nii-öelda varianti, et kellel on vintsiga ja vintsita. Et me oleme küll proovinud mõned vintsiga katsed ka läbi sõita, aga ütleme nii, et väga ei ahvadle sinna minna, sest et ei taha seal kinni istuda, kui ma ei tea, mitu tundi sa seal pärast istud, on. Et järgmiseks korraks, kui kindlasti tulla plaan on siis vints ette, et siis on nagu seda kuidagi kindlust rohkem seal metsa vahel ja julged palju vabamalt seal mingisugused kohad läbi sõita, sest jah, kõiki punkte me tänu sellele sealt ilmselt kätte ei saagi ja mõned on nii tee ääres, et sa jõuadki reaalselt nagu läbi joosta. Aga mis ma siin pikka juttu teen, võistlus käib, seiklus, ehk siis meil on veel pool minna ja me peame mahtuma ajalimiidi sisse, ehk siis kella 10 me peame olema nii-öelda metsast väljas. Aga seal ikka paneme edasi. Mis teete? Me tulime teid otsima. Niimoodi otsitakse või? Jah. Tule, ega ta kinni ei ole. Ei, ta lihtsalt puhkab pärast. Me leidsime ilusa looduskauni koha. Kus teie tuli? Äkki me läheme jäljest välja enne. Tule selle ligemale. Tule hästi tasakti ligemale. Karl, sinu katse. Sa mine sinna G-Wagenisse. Pane nii palju nukke sisse, kui sul on. Natuke gaasi, nii et täpselt need rattad teevad nipa-napa ringi. Nipa-napa. Ja ta paneb sellega punuma. Aga nii palju tagasi ei saab. Kuidas on siit ülesse? Lähme kõik eemale igast ajast jooksma. Jah, nüüd on nii kaugel. Kui ta tõesti läheb, siis on jama vaja. Siin on jumala märk, kuidas siit tuleb. Tuleb. Nii, küll. Nüüd on esimene tühjaks. Nii, tarakesi. Ja, tarakesi. Mine metsa, mis teie te tegite meile siia ju? Filmi! Thanks, Tom! Thanks, Tom! Oota, siin on mingid, see on siin all kinni. Lükkame edasi siin. No ei läks! Tasakesi, hästi rahulikult. Aitab! Vähem kaua. 1, 2, 3! Ja läks. Nii, lipu tagasi. Seal on mingi palakas. Oota, stopp! Stopp, võime ma seda alt ära nüüd. Oota, hästi vähe gaasi. Hästi rahulikult. Edasi, mis saad välja? Arvata ei lähe. Arvan, et läheb hooga nüüd. Läbi! Roovi. 1, 2, 3! Ei lähe, stopp, ei lähe. Tasakesi, hästi tasakesi. Stopp, veel natukene, natuke veel. Väits veel! Stopp, nii. Aitab! Oota, sõida nüüd sina edasi, nii palju kui saad. Mina või? Jaa. Natukegi nii, hästi natukene. Küll. Väga hea. Lähe lahti. Nii, ja proovime alguses hästi rahulikult. Nii, tasakesi. Nii,
Nii, ja nüüd tasakesi mõlemad koos ja läks! Nüüd! Nii! Ei, nii lähe. Nii lase edasi. Vaata, see läheb, mitu nüüd on mõjad. Vaata, mitu läheb edasi. Sa lukod saab peale või? Mitu läheb edasi? Proovime edasi. Oot. Las olla. See ei lähe kaugelt, läks nii palju ongi vaja. Teil on 3, 2, 1, läks! Ei, oota, me rohkem ei saa siis tõmmata. Selle autoga nüüd üliõrnad siia saab ära. Nii kui me saame selle siis kõik otta, siis on muust tõmmata ettepoole. Väga hea. See on külje peale. Võta siit lobidaga eest ära, anname selle matise põhja, hakkab tõusma. Väga hea. Tegelikult ja siis Mida me lükkame? proovime G-ga tulla grammi edasi, nöör ära ja siis G sinna taga otsa vaat selle... Ei, me paneme sellega niimoodi, me paneme selle siin kümkotsa minema, mis meil on G-ga selle kaasa. G ei lähe siit rööpast läbi enam. Ettepoole 5 senti. Siinpool on parem. Hoia minu peale. Kõigepealt tagasi. Jaa, natukene kui läheb. Veel! Ei tohi vaapida. Sa kaabid ainult allapoole. Oota. Siis oli selle kõrval. Nii. Tuleb lükata tänata. Ei lükka. Iga lõbu on ausad. Nii. Vasakesi ei kaabi. Rahulikult. Nüüd. Stopp. Kell. Aga nüüd on see tõmmata siin liiklusad selle asja. Sa paned 200 meetrit, sina paned nii palju kui läheb praegu. Ei, seal on omale okei. Niimoodi, et selle sinu koha peale. Natukene vasakule. Tule otse. Otse veel. Ei, vaata, stopp. Sa keerasid juba paremale ära. Uuesti sõida otse edasi. Mitte nii palju ära korraga keera. Rahulikult. Metrist käib vähe korraga. Nii. Nüüd tagasi. Jaa, väga hea. Keera veel, hoia vasakule, et rööpast. Aitab. Nii. Ja nüüd pane punuma. Jaa. 3, 2, 1, läks. Siuke hasart ja siis sa pead ajama punkte taga, sul ei ole aja peale minekut ja ikka on see, et sa kogu aeg üritad siin mingisugust hoogu üles võtta, põrkad siin metsa vahel vana hea Pajeroga. Aga see on seiklus. Ma pean seda lihtsalt endale mitu korda meelde tuletama, see on seiklus. Vasakule tuleb minna kõigepealt ja see on seiklus ja see ei ole aja peale. Kus sõidad? Tahaks juba sööma. Ermiidil on kõht tühi.
nüüd me oleme metsast välja tulnud ja meil on ajaaken 1-3-ni, mil me peame jõudma nii-öelda sinna staapi tagasi, sellepärast et lõunapaus on kohustuslik. Ise valid siis 1-3-ni selle vahemiku ja pool tundi pead seal siis koha peal olema. Ja ka seal on üks mingisugune üllatuspunkt, mis on vaja ära võtta, nii et vaikselt liigumegi sinnapoole ja vaatame, mis see üllatuspunkt on ja saab süüa. Meil on 500 eurosed või? Aga vette päriselt peab vette minema või? Ei tea, saad nööriga üles tõmmata. Nööriga tahaks üles tõmmata. No nii, said jalamõõdjaks või? Mul ei ole võtnud neid küll jalga vist. Olgete sokkidega tuleb off-roadile või? Esimest korda. see poisid, teile neid mikreid pole käepärast sellist või? Või on ka autos? Okay. Tuld ei olegi neli jah. Teksasest küll ei hakka valgelt osta ära määru. Ma ei hakka oma musti sokke ära. Ja võtsi selle peale mõelnud väiksele poisile altkäemaksu anda ja toob ära. Palju tahad? See ei tööta nii. Peaaegu saab hakkama. Karel ka äärm. Ärge liiga hoo peale minge. Tõmma libe, tõmma! Tanel, nii sügaval on. Mööda või? Vale, pane edasi. See on off-road või? Lähti vist kuradi vale numbri peale. Väike feilist. Peakad. Midagi siin on, ma ei näe. Ei ole midagi, peakad. Ohutult ma su kaldasse tõin. Aitäh, kapten. Tiimitöö. See pidigi sõbralik võistlus olema. Nii. Sul on see äpp, seal vajuta, mul on meelest ära juba. Ma juba tean. Sa juba tead? Nad lihtsalt tahtsid, et me klouni mängime siin. Jaa, ilmselgelt. Ei äppi. Karel. No nii, punkti kogumine käib nii. See siin on fotopunkt, selle saab 2 punkti ja sa pead sõitma autoga nii lähedale, et sa ulatad käe oma auto peale ja näiteks selle punkti peale ja teed pildi ja saadad sinna Navicapi rakendusse ja selle eest 2 punkti. Pup, pup, pup. No nii, suutsin. Ma näen ühte autot tulemas, see vist on sama G, aga ta ei ole samal teel, mis sina tuleb mulle hästi. Ma kuulen kuskil mingisuguseid hääli, aga siit me ise küll välja ei saa, siit on vaja tõmmata, sest ta vajus täitsa siia kraavi. Vaata, kas sa näed neid, lehvita neile. Ei näe kedagi, ma kuulen hääli ainult. Hello! Need on need kuldsed sõnad, mida Urvo ütles, et tasub oma kaasvõistlejatega hästi läbi saada. Enne aitasime Toomasel välja tõmmata ja nüüd nagu tellimise peale on Tom siin ja aitab meid välja tõmmata.
hullem, seal on veel hullem. Ma tean, ta vajus ka. Offroad. Offroad. Offroad, jah. Oi jah, aga mis offroad see ühe korra nagu päriselt kinni ei jää? Ei arva, aga ta on kindlasti parem kui enne. Itaallased said ka aru, et osades kohtades on vesi peal ja osades ei ole, kõik olid kuradi lenksudeni seal. Siin tulid kuldsed sõnad, et Urvo ütles, et kui vesi on peal, siis järelikult kannab. Noh, mul ei kannud. Seal on känd. Oh, korras. Korras. Davai. Tule näed seda teile.
ma poleks ootnud nii kaugele saanud. Nüüd oleks mehe põhja peal. Lõpuks on see Amarok, kes kõik ära päästab. Sellepärast ma kaasa võtsin. Võtsin kõik on siin käinud. Oota, näita palju tuli klaasid. Sitad. Aitäh teile! Thank you! Mis teed? Haket peseb. Teil aknapesu vedelik on sai otsa või? Ei raatsin päeva otsa kojamehi kasutada või? Väsinud, et sõidad siia punkti ja siis pead käe panema ja pildi, aga kuna mul on nii asend, siis ma ei pea väga kuskile siit minema, nii et let's go! Otsa uffaga vasakule. Mööda. Lüütab välja, kui siin sees. Panid ta tööle. No nii. Suur maasturite suvesõit, viimane katse on meil käimas, meil on jäänud veel mõned punktid võtta ja siis on tehtud. Kell on 6:30, 10 on katsed avatud, nii et tundub, et saame AK ajaks koju. Aga ennem sõidame ilusti lõppu. Tehtud jah, väga äge oli. Vintsi on vaja, on ainuke kokkuvõte selles, kõik muu oli super. Miks me varem pole tulnud? No aga parem hilja kui mitte kunagi. Minuga tuleksid veel sõitma või? Muidugi, saad hakkama küll. Väga äge oli. Nagu näete, meil on sõnad otsa saanud, aga tõesti jah, mõtlesime, et saame äkki piirojaga ka veel muljetada, aga nad läksid veel Triisale appi, sest ta istub kinni kuskil ja Urvoga koos läksid siis välja tõmbama. Triisaga oli see lugu, et Karma on ju, Karma ise bitch nii-öelda, eks, et me aitasime Triisa tiimi välja hommiku poole enne lõunat nii-öelda ja siis peale lõunat ütleme, jäime kinni, väga kinni. Ma panen pildi ka, kui kinni me olime. Ja keda me näeme metsas vastu sõitmas? Oli Toomas Triisa ja Karel, kui ma ei eksi. Karelist oli, jah. Et selles mõttes jah, et tasub head teha, et kuigi siin jah, nii-öelda mõisa peale sõitu ei ole, et me siiski oleme seiklejate klassis. Oluline on lihtsalt võimalikult palju punkte koguda. Meie saime põhimõtteliselt, ma ei tea, mõned üksikud jäid noppimata, aga no need olid ka sellised, et ilma vintsita... Meil olid vintsi kohad olid, jah. Ilma vintsita ei lähe. Et seal võib-olla oleks saanud proovida veel mingisuguseid katseid seal kuskilt veel läbi sõita, aga ma arvasin lihtsalt, et ma ei viitsi, sorry, aga ma ei viitsi istuda kinni. Oleks mul vints ees, siis muidugi oleks vaata julgenud seal. Aga kuna vintsi ei olnud ja siis istuda nagu Tom istus tund aega seal kinni, ta oleks tahtnud rohkem sõita. Aga... Autot pesema, ise pesema. Mina olen iga ujuma, ma ei tea, mis sa teed, sa tuled ka ilmselt vist. Ma ei tea, ma olen ikka täitsa sopana, mis sopana. Mul on suus on ka mingi pool kilo soppa, ma arvan. No soppa on kõvasti ja ilm oli ka selline, et hästi palav oli vahepeal, et aknad on küll lahti, et pea tohutult valutab, sest kogu aeg oli aken lahti ja tuul tõmbas. Aga laias laastus oli ikka mega äge. No. Super, jah. Tõesti väga. Järgmine aasta uuesti, kindlasti. Et kui see ringa formaat, nagu ma varasemas videos olen rääkinud, oli nagu mega kihvt, siis see on ka äge, aga teistmoodi äge.
ainuke häda, mis mul oli see, et ma näen nende sportklassi neid jälgi ja siis on see, et Tahaks... mitu korda Kairil ütlema, et hold your horses, et me ei sõida sporti ja me sõidame siiski uunikumiga, et ära lõhu, see läheb katki meil. Aga auto pidas super hästi vastu, mis on nagu äge. Jaapanlaste Pajero aastast 1990 on ikka klassika, midagi veel öelda. Ja, aga ma arvan, järgmisena ma tahaks kindlasti selle Wrangleriga proovida seda, sest et Wrangler on hea väike, sest siin oli tunda selle Pajero puhul, et kuramus see pikk on nagu liinibussiga lased seal, et jälle kuule konks on kuskil kinni. Aga jah, Wrangleriga oleks päris äge ja seda aega sõita ja võidu sõita. Ma räägin, Piiroja sai selle Wrangleriga sõita, millega ma seda offroadi ringa formaati sõitsin. Ma arvan, et sellega oli siin raja peal nagu eriti lust ja lillepidu. Ja väike, kerge, mugav sõita. Ma ei tea, palju nad vintsima pidid, aga ilmselt nad teevad ka mingi põhjalikuma ülevaate sellest. Aga jah, suur maasturite suvesõit on tehtud, üks linnuke on jälle kirjas ja ma ei tea, kuhu edasi. Ühesõnaga jah, kes on nagu mõelnud, et ei tea, kas tasuks offroad üldse proovima tulla, siis seikluse klass on selleks ideaalne võimalus. Müristavad ja hääl on küll. Müristab raisk. Las käib. Mina nii palju gaasi ei andnud. No nii, Karel, tehtud. No kuidas oli? Päris hull ja muljetavaldav ikkagi. Et selles mõttes me käisime seal ju testi või proovipäeval, et erinevaid autosid ja asju, siis oli hammas verel. Aga nüüd 8 tundi või mina ei tea mitu tundi ise mütata oma pead. Antakse mingi äpp kätte ja hakka punkte koguma. No hasart oli suur ja ämbreid tuli ka. Kuule, aga samas on ju äge, et mina panin rinka formaadis selle Wrangleriga 0 kogemust starti. Sa panin nüüd orienteerumise täpselt samamoodi. Jah, esimesed meetodid, mis ma sain sõita autoga oli tehnilisse ja siis öeldi, et koosolek ja nüüd mine sõida. Meil isegi need kangid ju seal, seletatakse ära, vaata, aga infot on nii palju. Siit tõmbad välja, freeze pool sellele vintsile, siit paned õhud, lukud sisse, siit käib see. Davai, tšau. Siis me läksime raja peale, me olime esimese mulla augus seal, muda augus. Aga meil oli tagaveo peal kõik. Sõitis, aga ei ole nagu külg eest tahtis sõita. Siis teised tulid vastu sängid ka, et esirattad ringi käinud, aga mehed mähkisid seal augus tagaveoga. Siis me saime ka aru, et siit tuleb üks kang üles tõmmata ja siis on 4 vedu. Aga palju vintsida saite üldse? Me vintsimehega leppisime kokku Karliga, et mul on 5 elu siis ja 2 kaotasin ära siis. Üks oli nagu oma lollus, ilmselt oleks läbi küpsetanud. Läksin vakku, aga öeldakse, et tuleb vist ikkagi selle ääre peal sõita. Ja teine oli niimoodi, et keegi ei olnud läinud metsasiht. Meil oli see ein, oli kapotini ja üks hetk auto tegi mulks kõik. Ja õnneks oli seal puu lähedal, siis tirisime välja. Ma vaatasin, sa küsisid Urva käest nii palju küsimusi, et kas sa küsisid lihtsalt eetri täitmiseks või on nagu samamoodi said selle tõve külge või? Ei, no siin ka päev oli pikk, saime rääkida, et tegelikult võiks üks ju selle turismiklassi või see TR1 klassi auto olla, et tegelikult ta ei ole ju, ei erine väga palju tänava autos selles mõttes, millega sõita ja neil peab olema ülevaatus ja kindlustus ja kõik asjad. Mingid mõtted on, ma veel nagu 100% midagi ei ütle, aga vaatame. Aga ma olen vaata kiuksuga. Kui ma tulen, siis ma tulen ju mingisuguse debiilsuse või erilise asjaga, millega keegi pole jälle käinud. Et ma kuulsin, et on käinud Kangood siin 4-veolised, mingid Audid. No ega vaata meil, 1990. Teil saab katusele juba kartulit panna kasvama. Seal ongi, kartul on maha pandud. Aga näed, jumala hästi vedas välja, nii palju oli, et kurat pikk oli vahepeal niuke nagu liinibussiga sõidad. Aga vaat sa oled nüüd mõlemad sõitnud, on ju, seda ringiratast ja seda. Kumb siis tundub nagu selles mõttes ägedam või? Ma peaks ütlema, et ma täiega tundsin Wranglerist puudust ja ma nägin nende sportklassi neid radasid ja siis oli see, et mul kaardilugeja ka tõmba maha, meil ei ole aja peale sõitma. Meil ei ole Wrangler. Ja saad aru, esiteks hakkasid seal põrkama, teiseks saad aru, see tuleb hasart, vaata meil ei olnud nagu nii-öelda mõisa peale, kuigi me nägime kohti. Ei, no muidugi nägid ju, siis oli oota. Ja siis vaata hakkab jälle tulema, et selles ma tundsin küll puudust, et ma oleks tahtnud võidu kihutada ja veits tummisemat rada. Et see nagu alustuseks, nagu soenduseks oli ülija, et saad aru, mis nagu toimub, aga et ma tahaks ikkagi nagu võidu seal. No jaa, selles mõttes äge, me ikkagi paar korda skippisime ka, et me nägime, et isegi me ei hakka Wrangleriga siit minema, et see võtab nii palju aega, kui sõita ringi, vaata, siis me hakkasime strateegiat tegema, et
kust vähegi sai kiiremini, siis me võtsime need punktid nagu niisama igivabalt. Alguses me müttasime ikkagi need augud äravat. Aga nüüd on vaja rinka sulle ära proovida. Ma arvan, et see sulle raudselt meeldib. See võib-olla jah, et siis on nagu üks rada ainult, lased kogu ühte sama, aga praegu oli nagu uudistamist ja tee otsadest möödapanekut oli ikka päris palju. Nojah, ma ei tea, eks siis vaatame, millega siis järgmine kord üllatad. Metsas näeme või? Klapperjahi näeme või? Või eeta muud fest või mis asi see tuleb? See tuleb sügise poole, aga vahepeal on klapperjaht ka veel. Ja see on ka rinka formaati saab seal, nii et... No ma pean vaatama, kuidas siis mahub graafikusse ja mis autot võtta ja ma ei tea, kas mul on ühte hobi juurde või äkki peaks ühe ära lõpetama. Ma arvasin ka, et kui ühest saad nagu lahti ja siis teiselt poolt oled niimoodi jälle vaatad täiega mudas sõna otseses mõttes. Kuule, aga lahe, aga ma ei tea, vaatame, mis meist siis edasi saab. Me oleme need Urvo patsiendid, vaata, need kuradi haige nakatunud. Ta on väga osavalt valinud 2 tükki ja suht nagu pea pihta kohe. Jah, 10-10 jälle järgmine korras. Ei tea, kes see 3. ohver on? Jah, klapperjahil ei tea. Saame teada? Oi, juudas vaeseke. Kui Urvo teile helistab, ärge telefoni vastu võtke, kui see on jälle mingi offroadi värk, nii et hoiatan. Te olete hoiatatud.